Sa ütlesid, et sul on absoluutne kuulmine. On. Mis nooti ma praegu räägin? Nooti. Mis see võib olla? Kui me võtame kuskil hertsi, siis ma arvan, see on kuskil mi ja fa vahepeal. Pärast saame kontrollida. See absoluutse kuulmisega mees, kellel muuseas oli õigus, fa mu jutus domineerivalt kõlas, on konservatooriumi dirigendiharidusega Heiki Laanemaa, muusikaringkondades rohkem tuntud kui Yamaha. Heiki peab väga haruldast ametit, ta on nimelt noodigraafik. Noodigraafik on siis see, kes siis nii-öelda helilooja poolt kirjutatud teose teeb kasutuskõlblikuks orkestrandile, dirigendile, visuaalselt trükikõlbulikuks. Tänases mõistes noodigraafika hakkas arenema 13. sajandil, kui võeti kasutusele meile praegu tuttav igale noodile konkreetse väärtuse andnud 5-jooneline noodijoonestik. Põhimõtteliselt iga helilooja on ka noodigraafik. Teatud mõttes nad on noodigraafikud, sest võtame kas või näiteks Bach ja Liszt. Tegelikult need teosed, mida nad kirjutasid, need olid nende nii-öelda tööversioonid, mida ka ühtlasi kasutati ka esituseks. Kas tänapäeval keegi noodigraafikat käsitsi ka teeb? Jaa, on küll, neid on väga palju. Selles mõttes noodigraafikat kui sellised on näiteks ise hetkel koostöös sellise inimesega nagu Valeri Petrov. Tema kirjutab ju oma teosed ainult noodipaberile ja pliiatsiga. Mina siis võtan selle käsikirja, panen endale ette ja hakkan arvutisse siis sisestama. Mina kasutan töötamiseks MIDI keyboardi, kus siis helisignaal digitaalsel teel läheb programmi ja siis hakkan seda tegema. Teeme siin täiesti sellisel kujul ta näeb välja. Nõnda rahulikult, samm-sammult või peaks ütlema noot noodilt Heiki noodiprogrammiga täidab. Heiki töö ei ole siiski vaid tuim nootide arvutisse kirjutamine. Oma patsienti, muusikat peab ta põhjalikult tundma. Ainuüksi noodimärke on mitusada ning neis orienteerumine tavainimesele pehmelt öeldes hiina keel. Ma näitaks ühte oma oratooriumitest, mis on siis George Orwelli 1984. baasil tehtud. See partituur on iseenesest muusikaliselt valmis, kuigi ta on veel tööversioon, et layoutiliselt on ta lõpuni tegemata veel. Et alustame kas või seda, et kuna me antud hetkel näeme, teos hakkab siin peale, siin on nagu intro osa ja algab nagu uus osa. See tähendab, et see uus osa peaks algama juba tegelikult järgmisel leheküljel. Et kuna siia kokku teda suruda ei anna, sest siis on see loetamatu ja ta on loetamatu sel samal põhjusel, et kuna ruumi on vähe, need nii-öelda 16-ndikud noodid hakkavad nii-öelda üksteisele sisse jooksma, kaob see nii-öelda nagu visuaalne pilt ära, et kui sa jälgid, nüüd vaatad, et kõik noodid löögi ulatuses on kõik kohati kogu partituuri ulatuses, et see on väga selline oluline moment. Kui noodimärke ekraanile ja pähe liiga palju saab, seob Heiki end mopside Hillari ja Moona külge ning läheb välja kõndima. Viimased on tõust, mis haruldane nagu nende issi elukutsegi. Koerad on selles mõttes, et nad on väga head stressimaandajad, ja mopsid eriti, et on nad ju algselt aretatud tegelikult ju Shaolinis, seal Tiibetis, Nepaalis seltsikoerteks. Nad on sellised rõõmupallid, väga head suhtlejad. Et mulle meeldib nende seltskond ja nendega koos olla ja nendega suhelda. Ja... Kas koerad on musikaalsed? Kindlasti. Nad kuulavad muusikat mul kodus, vaatavad. Siis kui sa ise kirjutad muusikut, siis lähevad teise tuppa igaks juhuks? Ei, ma seda selles mõttes ei, et ma kasutan kõrvaklappi. Okay. Et seda ei jõuaks vist ära keegi kuulata. Sa oled kuulnud seda ütlemist selle kohta, et koerad ja peremehed mingi aja möödudes lähevad ühte nägu? Ei, olen kuulnud küll jah, et ma isegi ei tea, kas mina olen nende nägu või nemad on minu nägu. Seda ei oska enam keegi öelda.
Koerad on Heikile koguni nii tähtsad, et nad on ta naha peal kirjas, koos Maarja-Liisi kilpkonnaga. Kõik oma koerad ja loomad, kes minu jaoks on olulised olnud, see on see nii-öelda esikmops Moona siis meil, kes saab nüüd kohe 12-aastaseks. Ja siin on siis Hilarion Lamoredi Totti, kes saab nüüd 3-aastaseks. Siin on kilpkonn Figaro, kes elas 28-aastaseks väidetavalt. Kui ma kunagi ta oma 30. juubeliks sain, siis müüjad väitsid, et see kuulus Maarja-Liis Ilusale. Ma ei tea, nii et Maarja-Liis, anna teada, kas see lugu tegelikult vastab tõele või ei. Siis siin tagapool on siis see must koera Volt, must mops. Oled sa mõne noodi ka oma kehale tätoveerinud? Oi ei, need on ainukesed tätoveeringud, mis mul on. Palume Heikil veel meile oma tööd tutvustada. Vanade nootide mingis mõttes taastamine, vanade noodi tekstide arvutisse sisestamine, nende uus noodigraafika, see on ka paljuski sinu töö? Ja kindlasti, et ma hetkel tegelen Mozarti Requiemi originaali taastamisega. Kellel muuseas klassikalistest heliloojatest või suurtest heliloojatest kõige hullem käekiri võis olla? Ütleme, et ühest küljest on Bach, Mozart, Haydn natukene vähe viisakam, aga Bachi ja Mozarti käekirjad on niimoodi, et seal on need noodid jooksevad, see on niivõrd kokku surutud ja read on kokku surutud ja siis vahepeal suurendusklaasiga mõtted ja siis vahepeal lõpuks mõtted, et loogikaga paned kirja, siis hakkab proovima, mida klaveri peal, süntesaatori peal läbi midi, et mis ta see võiks olla. Püüan Heikit provotseerida ja küsin, et kas iga inimene, kes muusikaprogramme kasutades on võimeline noote noodijoonele kandma, on ka noodigraafik? No kindlasti mitte. Kui sa ostad endale Photoshopi, see ei tähenda seda, et sa oled disainer. Heiki, kas selle töö eest makstakse Eestis hästi? Ma olen 30 aastat teinud seda. Aga ütleme, et muidugi mujal maailmas on ikkagi võimalused suuremad. Sellest ma järeldan ka, et ikkagi väga palju sinu klientidest asub väljaspool. Väljaspool, jah. Lisaks muusikale on Heiki enesele väljundi leidnud ka kirjanduses. Tema sulest on siin ilmunud eestikeelseid muusikaraamatuid, kuid neile lisaks võib tema jutustusi leida näiteks ka Amazoni raamatupoe Fantastika lettidelt. Kogu see temaatika ja kogu see nii-öelda action käib Atlantise ümber, mida ei otsita kuskilt ookeani põhjast, ja ma olen ise tegelikult veendunud täiesti kindlalt selles, et Atlantis ei asugi kuskil ookeani põhjas, vaid Atlantis asubki Sahara kõrbese liiva all. Et tegelikult, kui minna Google Mapsi ja hakata seal natukene neid satelliidipilte seal üle käima, mis on väga hästi on tegelikult näha, kui vaadata nagu suuremas mastaabis, siis Sahara kõrbe, mis asi see on? See on täpselt nagu keegi oleks võtnud ämbriga liiva ja viskanud selle liiva siis nagu üle selle Põhja-Aafrika. Ja kui nüüd nagu edasi minna ja vaadata seal, siis on nagu näha nii-öelda varemete kujutisi seal liiva all. Et kõik on sellisel kujul siia pandud nii nagu ta on. Aga see on minu arvamus ja see on minu nägemus, et Ohkama paneb Heikit ka noorte süvenev võõrandumine lugemisest, kellele neid raamatuid ikka kirjutada, kui lugejaid napib. Madalseisust aitab teda aga alati välja muusika. Seda on ta ise samuti palju loonud, oratooriume, sümfoonilisi teoseid, kvartette ning üldiselt peab tema muusika olema võimas. Mulle meeldib ikkagi selline filmilik, sellised suured, jõulised, orkestraalsed, et sa kujutan nüüd ette selline suur inimene nagu ma olen, et ma nüüd hakkan kirjutama hällilaulud, et ega ei tule välja.
Üks mastaapsemaid tema kirjutatud projekte oli milleeniumi vahetuseks loodud teos Vita Eterna, igavene elu. Kas sa siin mõnikord pargis koertega ringi jalutades mõtled sellest ka, et sinu eriala, noodigraafik, see on üks kaduv eriala, et sa oled ühe hääbuva eriala ekspertesindaja? Mis jutt see nüüd siis on? Kas see ei ole nii? Ei ole. Noodigraafiku selline, see graafika ei kao mitte kusagile. Kusagile ei kao ka Heiki unistused. Ja suurim neist on seotud just nimelt tema erialaga. Kindlasti on ka minul oma unistus, et selleks võib-olla oleks see, et teha meie üldlaulupeo noodid, mida kahjuks siiani ei ole õnnestunud veel kuidagi teha. No loodame, et see läheb sul korda. No loodame.